9. mail seisis Venemaa president Vladimir Putin Punasel väljakul, et jälgida Venemaa võidupüha paraadi, mis on Venemaa geopoliitilises kalendris kõige olulisem rituaal. Tseremoonia eesmärk oli meelde tuletada maailmale, eelkõige aga Vene rahvale, et rahvas, kes aitas alistada Natsi-Saksamaa, on oma koha ajaloo tähtsaimate seas välja teeninud. Tavaliselt veerevad väljakul tankid ja mandritevahelisi ballistilisi rakette näidatakse uhkusega, samal ajal kui hävituslennukid lendavad üle taeva. Sõnum oli alati, et me oleme alati olnud ja jääme alati võitjateks. Välja arvatud sel aastal. Tänavusel paraadil polnud tanke. Ei olnud näha ka arenenud raketisüsteeme ega mingit rasket sõjatehnikat. Esimest korda viimase 20 aasta jooksul võidupüha paraadil jäid soomuskolonnid koju. Neid näidati lihtsalt videol, sest Kreml kartis, et Ukraina droonid hävitavad need otse televisioonis. Las see jõuab korraks kohale. Riik, mis hoidis aastakümneid maailma suurimat tuumaarsenali pidevas valmisolekus, ei julgenud oma tanke oma enda pealinna tänavatele tuua. Sest riik, mille vallutamist nad olid kindlad, et suudavad teha päevadega, suudab nüüd Moskvat rünnata. 4 aastat tagasi sõitsid Putini tankimeeskonnad Kiievi poole, pidulikud vormid varustuskottides kaasas. Nad ootasid võiduparaadi Ukraina pealinnas nädala jooksul. Täna on see Putin, kes ei suuda oma paraadi korraldada. Kuid Punase väljakult puuduvad tankid on vaid kõige nähtavam sümptom millestki palju sügavamast. Praegu riigitelevisiooni fassaadi ja hoolikalt lavastatud fotohetkede taga on midagi Vene süsteemi ja Kremli sees murdumas. Eliit on pettunud, avalikkus on vihane ja majandus on mõranemas. Ja Vladimir Putin, mees, kelle pime ambitsioon selle kõik käivitas, on üha enam isoleeritud, talle valetatakse järjest rohkem ning ta on järjest vähem suuteline peatama seda, mille ta käivitas. Mida me näeme, on maailma usaldusväärsemate Venemaa ekspertide sõnul Putini enda põhjustatud geopoliitilise katastroofi algus. Ja ajalugu näitab, et Venemaa juhtide jaoks lõpevad sellised katastroofid harva, vaikselt. Et mõista, mis Venemaal praegu toimub, süveneme lähemalt sellesse, kuidas võim Venemaal tegelikult toimib. Briti ajaloolase Robert Service sõnul, kes on Nõukogude Liidu teemal palju kirjutanud, ei põhine Venemaa poliitiline legitiimsus tegelikult valimistel ega põhiseaduslikel normidel. Selle asemel põhineb see sõjalisel hiilgusel. Venelasi kasvatatakse austama oma sõjaajalugu üle kõige muu. Tolstoi Sõda ja rahu on sisuliselt traktaat Venemaa võidust Napoleoni üle. Nõukogude armee Berliini vallutamine 1945 aastal on Venemaa rahvusliku identiteedi alus, see, mille poole riik pöördub, kui ta peab endale meenutama, kes ta on. Seega on iga Vene juht, kes hoidab sõdu, legitiimne ja see, kes need kaotab, ei ole. Ja kui ajalugu midagi näitab, siis Vene rahvas tegutseb kiiresti, et viimane eemaldada. Mõelge tsaar Nikolai Tainele. Ta alustas sõda Jaapani vastu 1904 aastal, mille Venemaa kaotas. Ja see alandus lõi tema võimu alustalad kõikuma. Siis tuli esimene maailmasõda. Venemaa sõjaväel läks 1917. aastaks idarindel tegelikult üsna hästi. Aga avalikkus seda ei näinud. Nemad nägid tsaar Nikolai II, kes oli end nimetanud ülemjuhatajaks ja valitses aastatepikkuse tapatalgute ja kannatuste üle. 1917 aasta veebruaris pöördusid poliitikud ja rahvas pealinnas tema vastu. Ning 3 sajandit Romanovite dünastia valitsemist lõppes sellega, et Nikolai kirjutas vaikselt alla troonist loobumise dokumendile. Aasta hiljem hukati ta ilma kohtuta. Putin tunneb põhjalikult Venemaa kultuuri ja valitsemise reegleid. Oma esimestel võimuaastatel rajas ta legitiimsuse teisele Tšetšeenia sõjale. Sõda algas 1999 aastal, kui Putin oli veel peaminister. Ja see andis tema karjäärile tõuke, kui 2000 aastal kuulutati välja Venemaa võit. Sellele järgnes 2008 aasta sõda Gruusias, mis oli vaid 5 päeva kestnud välksõda. Liikudes edasi Ukrainasse, oli Krimm 2014 aastal sisuliselt lihtne vallutus. Kasutati märgistamata sõdureid, et vallutada kohaliku valitsuse hoone, korraldada kiiresti referendum ja okupeerida piirkond enne, kui lääs jõudis üldse reageerida. Vladimir Putin näis otsustava juhina, kes tegutses seal, kus tema eelkäijad olid köhelnud ja kus lääs taandus. Sõjaline erioperatsioon Ukrainas pidi järgima sama valemit nagu 2014 aasta Krimmi annekteerimine. Venemaa pidi demonstreerima oma jõudu, murdma läbi Ukraina kaitseliinidest ja kõrvaldama Kiievi valitsuskeskuse. Tankimeeskonnad pakkisid kaasa oma pidulikud vormid, et neid kanda väidetavalt vältimatu võiduparaadi ajal Kiievis. Nüüd on sõja 5. aasta ja ükski mõistlik venelane, olgu ta Kremlis või väljaspool seda, ei kujuta ette, et see läheks sujuvalt.
NATO aasta alguse andmete kohaselt saab Venemaa iga kuu 20 000 kuni 25 000 kaotust. Ukraina andmetel kaotab Venemaa vähemalt 1000 sõdurit päevas, mis teeb umbes 30 000 kuus. Oku on hinnanguliselt Venemaa saanud üle 1,2 miljoni kaotuse, neist vähemalt 300 000 on hukkunud. Sõja põhjustatud tööjõupuudus on olnud nii tõsine, et 2025 aasta novembris allkirjastas Vladimir Putin seaduse, mis võimaldab Venemaa kaitseministeeriumil korraldada ajateenistusse kutsumist kogu aasta vältel, mitte ainult tavapäraste hooajaliste kutsete ajal. Üllad culturali kombel oleme selles olukorras varemgi olnud. Vladimir Putin teadis juba, milleks ta end on sidunud, kui ta 2022 aasta sügisel üritas osalist mobilisatsiooni. 100 000 vene mehed põgenesid riigist, selle asemel, et sõjaväkke kutsutud saada. Juba ainuüksi sellise ulatusliku massilise põgenemise mõte oli sügavalt piinlik valitsusele, mis püüdis näidata rahvuslikku ühtsust ja patriootlikku indu. Seetõttu hakkas valitsus teisiti mõtlemist ja kõiki selliseid arvamusi maha suruma, mis ei kujutanud Venemaad kindla võitjana ning uus aastaringne ajateenistusse kutsumise seadus saab olema veel hullem. Varasemad mobilisatsioonilained värbasid peamiselt vaesematest piirkondadest, maapiirkondadest ja pealinnast kaugemal asuvatest etniliste vähemuste aladest. Nendes piirkondades peeti sõjaväepalka tõeliseks päästerõngaks, arvestades, et mõnede andmete kohaselt ulatus aastapalk koos liitumisboonustega kuni 4-kordse riigi keskmiseni. See oli Kremlilt sünge kalkulatsioon ja mõnda aega see toimis, selles mõttes, et sõda hoiti Moskva õhtusöögilauast eemal. Aga see värvatavate reserv hakkab otsa saama ja nüüd võib ajateenistusse kutsumine ulatuda ka nende Vene ühiskonna osadeni, mis siiani on sellest suuresti puutumata olnud. Noored mehed Moskva ja Peterburi linnaklassist, kes ei taha selle sõjaga mingit pistmist teha. See pöörab pea peale selle hapra sotsiaalse lepingu, mida Putin on viimase 4 aasta jooksul hoidnud. Nii kaua, kui maksad makse ja allud propagandale, ei tule sõda sinu juurde. Maksud on tõusnud, propaganda aeglustub ja Ukraina on aeglaselt suutnud tungida sügavamale Venemaa territooriumile. Sõjalisel olukorral on veel üks mõõde, mis on võib-olla isegi murettekitavam kui kaotuste arvud. Ja see puudutab otseselt seda, kuidas Putin otsuseid teeb. Mitmed allikad, kellel on ligipääs Venemaa juhtkonnale, on kinnitanud, et Putin on oma siseringile öelnud, et usub, et suudab kogu Donbassi vallutada. 2026 aasta lõpuks. Ja nagu ka sõja alguses näib, et Putin tõepoolest usub oma väidet. Ukraina luureametnikel on teistsugune seletus, miks ta seda usub. Nad usuvad, et tema kindralid valetavad talle, esitades võltsitud aruandeid mööda käsuliini ülespoole, väites, et võit on kohe saabumas. See ei ole Vene sõjaväekultuuris uus nähtus. Aga see on lihtsalt jätk sellele, mida oleme varem näinud. 2024 aastal eemaldati komandörid oma ametikohtadelt sama asja eest, kuid tõenäoliselt polnud nad ainsad ja võisid olla tõeliste võltsijate patuoinad. Isegi kui paljud Putini ümber mõistavad olukorra tegelikkust, ei ole selge, mida Putin ise teab ja mõistab. Nii et Venemaal on nüüd juht, kes teeb strateegilisi otsuseid võltsitud luurearuannete põhjal. Teda ümbritsevad alluvad, kes kardavad talle tõtt rääkida ja ta peab sõda, mis neelab iga kuu 30 000 tema sõdurit. Ole ime, et 2026 aasta võiduparaad ei meenutanud sugugi võitu. Lisaks sõjalistele kaotustele on Venemaa majandus ja sotsiaalne olukord üha suurema surve all. Tsiviilmajandus on sõjaaegsete prioriteetide tõttu juba 4 aastat ressursipuuduses vaevelnud ning pinged muutuvad järjest raskemini eiratatavaks. 2026 aastal on maksud tõusnud ja inflatsioon kasvanud. Samas suunab valitsus umbes 40% eelarvest sõjaga seotud kulutustele. Riik on teatanud, et ootab sellel aastal SKT kasvu vaid 0,4% võrreldes varasema optimistlikuma 1,3% prognoosiga. Samuti on tööjõud otsa saanud, kuna töötuse määr on vaid 2,1%. Kuid kuigi see number võib tavapärastes oludes tunduda paljulubav, on olukord teistsugune riigi jaoks, mis on viimased 4 aastat sõjas olnud. Nii madal töötuse määr viitab sellele, et Vene ettevõtetel pole enam töötuid inimesi, keda tööle võtta. Üksteisega konkureerides pakuvad ettevõtted kõrgemaid palku, mille kulud kanduvad edasi tarbijale, kelleks on Vene kodanik. Nii satuvad Vene töötajad nõiaringi, kus nad nominaalselt teenivad rohkem raha, kuna saavad valida oma töökohta, kuid peavad elamiseks rohkem maksma. Sotsiaalsed tagajärjed kajastuvad samuti andmetes. Riikliku pisitvusasutuse andmetel langes Venemaa üldine õnnelikkuse indeks 2026 aasta aprillis viimase 15 aasta madalaimale tasemele. Huvitaval kombel oli viimane kord, kui see indeks nii madal oli. 2011 aastal, kui Putin pidi teist korda presidendiks saama, asendades oma asetäitja Medvedevi. Putini toetusreiting on langenud madalaimale tasemele alates täiemahulise sissetungi algusest. Siis on veel Venemaa olukorra ja edusammude puudumise taga olev geopoliitiline mõõde, mis on selle majanduse jaoks 2 teraga mõõk. Aga enne kui jätkame,
kindlasti telli sõjasaade. Me postitame videoid, mis käsitlevad viimaseid sõjalisi arenguid, geopoliitikat ja ülemaailmseid konflikte. President Donald Trumpi vastasseis Iraaniga, mis viis Hormuzi väina blokeerimiseni, sundis Ameerika Ühendriike tühistama osa sanktsioonidest, mis puudutasid Venemaa naftamüüki Indiale. See oli märkimisväärne ootamatu tulu, mis on lisanud üle $100 miljonit päevas Putini maksutuludesse. See raha ostab relvi, varuosi, tehnoloogiat ja mis kõige tähtsam, tagab jätkuva Hiina poliitilise toetuse. Aga $100 miljonit päevas naftatuludest ei too inflatsiooni alla. Kui Trump võimule tuli, uskus Putin, et Trump asub täielikult Venemaa poolele. Varased läbirääkimised keskendusid Trumpi katsetele sundida Ukrainat nõustuma kokkuleppega, mille kohaselt oleks ta loovutanud okupeeritud territooriumi ilma midagi vastu saamata. See katse mitte ainult ei ebaõnnestunud, vaid Trump on ka avalikult loobunud Venemaa ja Ukraina vahel vahendamisest, jättes esimesele ainult Hiina enda kõrvale ja teisele suurema osa Lääne-Euroopast, kes on selle õigesti ära tundnud. Ukraina on Venemaa esimene peatuspaik katsetes taastada kaotatud Nõukogude territooriumid mandril ning lääs jätkas täie hooga koostööprojektide ja sõjaliste annetustega. Nii et igasugune mõjuvõim, mida Putin arvas endal Trumpi üle olevat, on nüüd kadunud, samal ajal kui Ukraina on oluliselt vähendanud oma sõltuvust USA abist. Ja kui majandussurve ei põhjusta Venemaa kokkuvarisemist, siis võib seda teha infoleviku piiramine. 2025 aasta hilissuvel hakkas Kreml propageerima Maxi, Venemaal loodud alternatiivi Telegramile, mida peeti juba niigi sotsiaalmeedia võrgustikuks, kus domineerivad venekeelsed kasutajad. Uus võrgustik ei pakkunud föderaalse julgeolekuteenistuse uurijatele näiliselt mingeid takistusi, nii et selle kasutamine tähendas, et FSB nägi, mida sa kirjutad. Maxile üleminek tähendas sisuliselt seda, et tsiviilisikud ja sõjaväelased andsid end sisuliselt ise jälgimise alla. Tagasilöök on olnud põhjalik. Strateegilised blogijad on väitnud, et see võib põhjustada rindejuhtimise kokkuvarisemise, kuna rakendusel puuduvad elementaarsed turvaomadused. Vaid mõni kuu pärast reklaamimist muutis valitsus meelt, tuues peamise põhjusena välja niinimetatud turvalisuse puudumise. Üks Kremliga seotud siseringi inimene kirjeldas, et Kremlis õhtusöögilaua vestlusi valitseb üks ainus teema – internet. Näed väitsid, et kui Venemaa jätkab samas vaimus, hakkab see järjest enam meenutama Põhja-Koread. See on eriti märkimisväärne, kuna Venemaa on viimase 10 jooksul püüdnud matkida Hiina internetikontrollisüsteemi. Ajakirjanik Ksenia Sobtšak, kes on Anatoli Sobtšaki tütar, Peterburi linnapea ja Putini varajane poliitiline mentor, ütles ajalehele The Guardian, et tema arvates on vaid aja küsimus, millal Vene võimud blokeerivad täielikult kõik lääne sotsiaalmeedia platvormid. Kuid erinevalt Hiinast, kus interneti üle valvatakse, kuid see vähemalt töötab stabiilselt, ei suuda Venemaa oma kodanikke korralikult jälgida ega pakkuda stabiilseid ühendusi. Näiteks kurtsid ettevõtted, et nad kaotasid pidevalt lai ribaühenduse, mille peale valitsus vastas, et nad üritavad parandada turvalisust, sulgedes internetiühenduse olulistele sihtmärkidele, et muuta need vähem haavatavaks droonide jälgimise suhtes. Sõltumata selle edukusest, näib see olevat Venemaa sisepoliitika soovitud suund, kus infokeskkond muutub järjest suletumaks ning iga uus sulgemine tekitab uue pahameelelaine. Avalikkus kas üritab piirangutest mööda hiilida või võtab täielikult omaks valitsuse propaganda, mille tulemusel muutuvad meedia- ja haridussüsteemid üha sõjameelsemaks ja võrreldavaks Nõukogude režiimiga. Ja me kõik teame, kuidas see Nõukogude jaoks lõppes. Kõige selgema pildi olukorrast annab Putini sisering, kus tuuled on pöördunud. The Guardian, viidates intervjuudele mitmete Venemaa juhtkonna lähedaste inimeste ja silmapaistvate ametnikega, on kujutanud Putinit kui isoleeritud juhti, keda ümbritseb eliit, mis kaotab kiiresti illusioone. Muidugi ei planeeri nad avalikult valitsuse vahetust, sest keegi neist ei jääks sellise teo korral ellu. Räägitakse usalduse kaotusest praeguse Venemaa juhi vastu ning see kaotus väljendub sisuliselt riigi autoritaarse valitsemise aeglases lagunemises. Vladimir Putin näib olevat teadlikuks saanud jutust, mis ringleb tema vaimse seisundi ja juhtimisvõime kohta. Euroopa luureraport, mis jagati mitmele väljaandele mai alguses ja mille koostas väidetavalt üks Euroopa riik, väitis, turvameetmeid Vladimir Putini ümber oli märtsist alates märkimisväärselt karmistatud võimaliku vandenõu või riigipöörde katse kartuses ning vihjati, et endine kaitseminister Sergei Shoigu võiks kujuneda ohuks. Nädal pärast nende teadete levikut avaldas Kreml hoolikalt lavastatud video, kus Vladimir Putin külastab oma endist kooliõpetajat Vera Garevitšit Moskva kesklinnas. Videos tundus Vladimir Putin lõõgastunud, kandes vaba aja riideid, justkui tahtlikult hajutamaks muljet, et ta peidab end punkris. Kuid juba see lavastus ise räägib pingest. Pärast 25 aastat võimul olemist tunneb Kreml vajadust avaldada kaadreid Vladimir Putinist lilli ostmas, et tõestada, et ta ei karda. Valitsus on samuti ümber lükanud Sergei Shoigu stsenaariumi, arreteerides mitu endise kaitseministri lähedast ametnikku ja isoleerides teda seeläbi veelgi Vladimir Putini siseringist. Enamik analüütikuid usub nüüd, et kui Vladimir Putini võimule tekib tõeline oht, tuleb see tema siseringist.
See saab olema keegi, kellel on ligipääs, institutsionaalne toetus ja veendumus, et praegune suund on tõeliselt katastroofiline. Isiklikku gruppi ei näi olevat ega pole see veel tekkinud. Ja Venemaa valitsev ning oligarhide klass näib kannatavad selle all, mida võiks nimetada vastutuse hajumiseks. kõik kardavad Putinit ja keegi ei usalda teda. Vene president on samuti veetnud suurem osa 3 aastakümnest ülemklassi lammutades, et asendada see eliidiga, kes on talle täielikult allutatud. Tegelikult ei taha keegi teha esimest sammu. Selle asemel peidavad oligarhid end kas Venemaal või on hoopis riigist väljas, oodates, millal midagi juhtub ja keegi teine Venemaa praeguse režiimi lammutab. Aga need inimesed, kellel on väidetavalt vahendid ja võimalus muudatusi teha, on halvatud ja vaatavad pealt, kuidas riigi majandus põhja vajub. Isegi kui jätame kõrvale kõik muu, ohvrid, sundvärbamiskriisid, majandussurve, infopiirangud, eliidi pettumuse, on olemas ka sõja geopoliitiline mõõde Ukrainas ja selle praegune arengusuund. Robert Service. Pidage meeles, et ta on üks Suurbritannia juhtivaid Nõukogude ajaloo ja geopoliitika eksperte, nimetas Putini sissetungi Ukrainasse hiiglaslikuks geopoliitiliseks eksimuseks ja ta pole kaugeltki ainus. Mõelge, mis Venemaal oli ja mida Putin otsustas sellega teha. Venemaa oli 2010ndate alguses energia supervõim, kellel oli koht iga tähtsa rahvusvahelise laua taga, toimiv suhe Euroopaga ning võimalus mängida Hiinat ja Ameerika Ühendriike üksteise vastu Moskva kasuks. Selle asemel otsustas Putin katkestada sidemed läänega, tungida naaberriiki ja muuta Venemaa asendamatust mängijast geopoliitiliseks paariariigiks, mis sõltub Hiina toetusest ja Iraani droonidest. Ja isegi kui rahu saabub tingimustel, mida Kreml saab esitleda vastuvõetavatena ning Putin saab väita, et ta täitis 2022 aasta ambitsioonikad eesmärgid, on Venemaa geopoliitilisele positsioonile juba püsiv kahju tehtud. NATO on laienenud, hõlmates nüüd Soomet ja Rootsit, kahekordistades oma maismaapiiri Venemaaga ning kaasates 2 riiki, mis võivad veelgi piirata Venemaa mereväe tegutsemisvabadust Läänemerel. Euroopa kaitsekulutused on plahvatuslikult kasvanud, kuna riigid üle kogu mandri täidavad lõpuks NATO nõuet kulutada 2% SKP-st. Kusjuures suurim majandus lubas tõsta selle isegi 3,5%-ni SKP-st koos ühiste ja infrastruktuuriliste pingutustega. 4 aastat pärast droonide, rakettide ja tankide rünnakuid on Ukrainas saanud lahingutes karastunud sõjaline jõud, millel on tugevad sidemed lääne luure- ja kaitsetööstusega. Seevastu Venemaa maine kardetava sõjalise jõuna on langenud nii madalale, et sellel on vaevu ostjaid oma varustusele, isegi juhul, kui tal oleks üldse midagi müügiks pakkuda. Ja pea meeles on korduvalt vihjatud, et Putin pidas Ukrainat vaid alguseks. Kui sõda algas, arvasid analüütikud, et Putin võtab üle kokku variseva Ukraina ja liigub siis edasi täiemahulisele konfliktile NATOga aastal 2025. See ajakava nihkus siis aastasse 2027, seejärel ebamääraselt paari järgmise sõjajärgse aasta sisse. Täna pole selge, kas Venemaa suudaks üldse korraldada rünnakut mõnele teisele riigile. Tegelikkusest hoolimata ei paista Putini agressiivsus olevat vaibunud. Ta on veerand sajandit ehitanud endast kuvandit kui mehest, kes taastas Venemaa väärikuse, kes ütleb lääne silmakirjalikkuse kohta tõtt. Ja 73-aastaselt hakkab ta juba vanem välja nägema. See kuvand hakkab murenema. Valitseja, kes tõi pärast ebakindlaid 90-ndaid stabiilsuse, on selle pärandi minema visanud. Kuhu see siis välja viib? Aus vastus on see, et keegi ei tea, kaasa arvatud need, kes on Venemaa juhtkonnale kõige lähemal. See, mis 2026 aasta kevadeks seljeks saab, on see, et sõda Ukrainas kestab tõenäoliselt vähemalt ülejäänud 2026 aasta. Samal ajal peab Venemaa üle elama oma sisemiste pingete laviini, terve põlvkonna kaotusi, vildakaks väänatud majanduse, reaalsuse eest suletud infovälja ning eliidi, kes õhtusöögilaudades arutab, kui palju Venemaa meenutab Põhja-Koread. Kui leidsid selle video väärtuslikuks, siis telli The Military Show, et saada põhjalikumat analüüsi konfliktidest ja jõududest, mis kujundavad maailma. Ja kui soovid põhjalikumalt teada saada, kuidas täpselt Venemaa sõjavägi on kokku varisenud ja selle olukorra põhjustanud, vaata seda videot. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!